tere õhtust kõigile, mina olen Merliis ja täna on siis meie viimane, kolmas live ühenduses teemadel ja oleme rääkinud siin sellest, miks üldse ühendus on oluline iseendaga ja üldse luua ühendust ümbritsevaga loodusega, oma sisemaailmaga, et miks see meie tavaelus on oluline. Ja eelmisel korral rääkisime kehaga ühendusest ja tegime kehaga seotud praktikaid ja oli väga selline kogemuslik kogemus. Ja sel korral on meil väga põnevad esinejad. Meil on kaks välismaist esinejat. Kobi, hi Kobi from Thailand. Kobi on siis hetkel Taimaal ja Mattias on ka meiega liitumas mõne aja pärast ja samuti on meie kolmas esineja Eestimaalt, Annika Allikmäe. nii et ma arvan, et tuleb väga põnev kohtumine, et ma olen nagu ise väga põnevil. ja tänane teema on siis kirg ja lähedus, intiimsus ja vaatame, kuhu me selle teemaga jõuame, et see on ju kõik nii lai ja kogu see ühendus on ka hästi lai teema, et me võime ühenduda oma sisemaailmaga, teise inimesega, ümbritsevaga, olla eluga ühenduses. ja ma arvan, et kõige olulisem selle juures on see, et me anname endale selle võimaluse kogeda neid ühendusi ja avame ennast kõige selle jaoks. aga ma samal ajal lasen veel sisse inimesi. Täna alustame siis Kobiga, järgmisena on Mattias ja siis on Annika. Ja kõik need teemad ja need inimesed tulevad lavale ka ühenduses festivalil 10–13 juulil Pühali keskuses ja siis läheme nende teemadega veelgi sügavamale. et see siin on väike selline teemade puutumine, et te teaksite, et millega me seal siis tegeleme. et võib-olla sa oled vaadanud neid reklaame ja mõelnud, et kas tulla, aga nagu päris ei julge ka, et ma loodan, et see tänane annab sulle kõvasti julgustust, et tegelikult need asjad, mida me seal vaatleme, käsitleme, et need on nagu nii elulised ja nii lihtsad ja nii palju energiat andvad, kui me teadvustame neid kohti ja julgeme minna natuke sügavamale, et me saame sellest nii palju naudingut juurde oma ellu, et ma arvan, et see, mis meile tõeliselt tegelikult elus naudingut pakub, ongi just nimelt see sügavamalt elamine, nii et läbi nende teemade saame me minna natukene sügavamale. Ja kuna meil on kaks välismaist esinejat, siis korraks küsin siin vestluses, et andke endast märku, kes vajaksid tõlget. et ma olen plaaninud küll seda teha, aga ikkagi proovin seda lühemalt teha, et mitte raisata aega ja sa võiksid anda endast märku siin vestluses, et jaa, vajan tõlget, et siis me nagu teame, et kui palju neid on ja ma proovin teha siis kokkuvõtteid sellest, mida Kobi ja Mattias räägivad. aga seni võimegi alustada. Kobi, we can start. I did a little bit of introduction to our meeting today and also to the festival. I told people that during the festival we can go much deeper with these subjects. And today we are reviewing this intimacy and little bit maybe sexuality and this yeah passion themes. So yeah, I give the mic to you and you can start. Great. Well, hi, and thank you for inviting me, and happy to be here. Hi, everyone. I don't know if it's weird for you, but feel free to turn off your video so we can also interact if that feels good for you, but no rush, no big deal if you prefer to stay
without the video. You're gonna translate? kui keegi saaks oma videot käima panna, see oleks väga tore, et siis me saame rohkem omavahel ühenduda, aga kui sa tunned, et sa ei soovi seda teha, siis võid täitsa jääda ka sinna oma ruumi. Right. Awesome. So yeah, feel free to join with the video any moment from now on. Can be now, can be later as well. So nice to meet you. I'm Kobe, and as Marilee says, I'm in Thailand right now. So it's 10 p.m. and I'm happy to share some moment about intimacy and passion. Since these are very broad, very big topics, and we can talk about them from many, many angles. So I really invite you already, you can write in the chat, like what's interesting for you, like intimacy. What's interesting for you about intimacy? What's make you curious about it? What is working? What is not working? Now translate. Yes, I started to think about it. Kobi küsis siis, et kirjutage, et mis teile pakub huvi intiimsusega seoses, et mis töötab teie jaoks, mis ei tööta, andke endast märku, et mis teie jaoks on nagu täna huvitav selles teemas. Yeah. So as we go, feel free to write. Let's see what's interesting for you, and I'll give, of course, my intuitive and present moment introduction to this. Te võite siis jätkuvalt kirjutada ja tema siis läheb teemaga edasi. So the first thing that comes to me is that intimacy is happening now. So if I want to talk about intimacy right now, first of all, I have to be in myself, connected with myself. So therefore, I would like to invite you also to connect with yourself in this moment with a short meditation together. Ja esimene asi intiimsusega seoses on see, et see saab juhtuda siin ja praegu ja ma pean olema iseendas kohal ja endaga ühenduses. Ja praegu ma kutsungi läbi niisuguse lühikese meditatsiooni teid iseendaga ühenduma. Because we can talk about many things and give more and more information to the mind, and we can read a book and we can talk with someone, but I'm sure you know that the more I feel inside of me, the more I can relate, the more I can learn deeper and deeper. Ja me võime rääkida kellegiga, anda oma meelele erinevat infot, võime lugeda raamatuid, aga see, mida rohkem ma näen, seda sügavamale saan ma minna, et mida rohkem ma iseennast näen ja kogen. So let's take a few moments and breathe for a few moments. Just become aware of your breath, how its inhale and exhale is natural and flowing. Ja võtame mõned minutid, et märgata oma hingamist, sissehingamist ja väljahingamist. Et märgata, kuidas see mõnusalt ja pehmelt voolab. Becoming aware of the physical body, the different sensations that happen in your body. Maybe there's some movement in the belly or in the heart or some other area in the body that carries some tension. Just notice, breathe and relax.
lihtsalt märka oma füüsilisi sensatsioone, et võib-olla sa märkad midagi oma kõhus või rinnus, et lihtsalt hinga, lõdvestu ja märka, mis toimub sinu kehas. Every moment there's a chance to release tension and relax even more. You can track also in your forehead and your face and your shoulders and your chest and your belly, and just scanning the body to release tension and relax. The reason we do that, because if we talk about intimacy, then the more tension we have, the less intimate we can be. The less tension, the more relaxed we can connect so much deeper because we are relaxed, we are in ease, we are effortless. ja iga hetk on meil võimalik rohkem lõdvestuda, märka oma otsaesist, oma keelt, oma kaelapiirkonda, õlgasid ja vaata, kas sa saad veel rohkem vabastada neid pingeid oma kehast, et skaneeri justkui erinevaid kohti ja vabasta pingeid. Sest mida rohkem oleme me lõdvestunud, seda rohkem saame me kellegiga sügavamalt ühenduda ja kogeda intiimsust. mida rohkem oleme me pinges, seda raskem on meil kellegiga ühenduda. Yeah, so relaxing and relaxing and relaxing and releasing tension. And in a way, you can say internally the word yes, like just yes. I'm saying yes to this moment, yes to these sensations. Maybe there's some feelings, some emotions, some thought, just saying yes, becoming more accepting of this moment the way it is. Because the time for you is around 6 p.m. It's Sunday. Oh, it's the weekend for you. So maybe you're having a nice weekend, right? We're on Sunday. What? No, we are Wednesday. With What are we? Oh, Wednesday. instead. Ah, a little. So you came from work. Maybe there's some leftovers from work, some attention, some ideas, something you that happened well, something that you hope for tomorrow. Maybe just becoming more and more accepting for this moment. nii et lõdvestu järjest enam ja vabasta pingeid oma kehas ja ütle endale justkui sisemiselt jah. ütle sellele hetkele ja kõigile nendele tajudele oma kehas jah. märka neid tundeid, mis sinu sees olla võivad. lihtsalt aktsepteerides seda hetke nii, nagu see on. täna on kolmapäev, sa oled tulnud võib-olla töölt ja võib-olla midagi on sinuga kaasas sellest päevast. lihtsalt luba kõigel olla ja aktsepteeri seda nii, nagu see on. Okay. Beautiful. So thank you for taking a moment and first of all connecting internally. And I also invite you in this call, since we are like 43 people here, just invite a shared field of intimacy. So invite everyone into your heart in a way in this call. Maybe you don't know anyone, maybe you will not even see or meet anyone again, but just nice to have like a coherence, a connection in this moment already, even without connection. So we can create intimacy and connection and a feeling of resonance just by the intention in this moment. So we don't see each other, but we can feel connected. I don't know who you are, but I am connected with you. That's already intentionality of intimacy, of connection. ja
looga selline ühenduse tunne kogu selle grupiga, et meid on siin praegu 45. et isegi kui sa ei näe kõiki neid inimesi, siis sa saad läbi selle taotluse ühenduda kõigi nende inimestega, luues justkui sellist südameühendust või intiimsust selles ruumis, kus sa oled. et see käib läbi sinu taotluse. Yeah. And now, if I have to give you one thing, one tool that you take out from today, from this little conversation, is a very simple communication tool. It's called sharing impact. We practice it in authentic relating workshop. Very simple. There is a meeting of me and you right now, right? Which is you sitting on the screen and in some level interacting with me. And we had a 10 minutes meditation right now, or 7 minutes or so. And there is some impact on you. Something changed in you. Maybe you feel more relaxed. Maybe you feel more present. Maybe you feel more curious. Whatever is you notice, maybe you feel more anxious. I don't know. Whatever it is, I invite you to share impact. So on the chat, just share with few words. I feel a little more like this. I feel a little more connected. I feel a little more present. Sharing impact. So I can translate, and then maybe we take a moment to see what's the impact of this meditation. ja kui mul on üks tööriist, mille ma saaks teile kaasa anda, siis ma annaksin mõju jagamise tööriista. ehk siis me siin kohtusime ja meil oli see 10-minutine endaga ühendumine, meditatsioon ja sellel oli kindlasti mingisugune mõju sinu jaoks. nii et midagi võib-olla muutus sinus, võib-olla sa tunned lõdvestust, võib-olla tunned mingit huvi või mis iganes sa tunned, jaga siia vestlusesse nüüd, et mis mõju sa nagu märkad endas. Yes. Because if you look at intimacy, then yesterday I thought about it. This came to me. There's a funny movie called The Love Guru. I think I saw it like 10, 15 years ago. And he says, into me, I see. It's not intimacy, it's into me, I see. And I think it's very true. In order to be connected, I have to be connected with one person or two, or someone externally have to be connected inside of me. I have to be into me, I see. I have to see myself, to accept myself, to love myself, to know myself. And this is the first practice you can do, sharing impact. Because you notice the different sensations in the body right now. You notice what is happening in your heart right now. So feel free to write. nii et And if yeah. nii et julgelt jagage, et kui ma vaatasin eile seda intiimsuse teemat, et siis mul tuli meelde selline film nagu Love Guru ja seal filmis öeldi, et intiimsuse nagu tähendus on into me I see ehk siis kui ma vaatan endasse või ühendun endaga, et siis ma näen. ehk siis selleks, et kellegi teisega ühenduda, selleks ma pean iseennast nägema, iseennast aktsepteerima, iseennast armastama ja siis ma saan kellegi teisega ühenduda. Yeah, nice. Lovely. Lovely to see some comments already. Te So võite I ka see, eesti keeles kirjutada. I told that they can also write in Estonian. yeah, for sure. Write in Estonian, or don't write. However feels good for you. The more we
kind of share um, connection, words even, then you can say we can go maybe deeper with what's more interesting for you as well. Lovely, more present and connecting with myself, lovely and calm and relaxed. Experience the power of request and the permission to truly connect with others, but in reality with myself. Very beautiful. Lovely. What comes to me to say is that, you know, we want to connect with another, but the way I experience it again and again, do I feel myself? Can I really be with myself right now? And it's kind of keep repeating in my life. It doesn't matter how much, even if someone loves me so much, it doesn't matter how much they love me. If I don't love myself, if I don't connect with myself right now, if I don't see, accept, acknowledge how I feel right now, I cannot feel this love. Yeah, you resonate with this? You feel this? It's like such a topic because sometimes we ask for this outside. But again and again, it's like, okay, how can I find it inside of me? And then I can feel, oh, wow, there's so much love everywhere. There's love here. There's love in meeting someone that loves me. There's love in meeting someone that I think they don't love me. There's love. So nii encouraging that. äh, kui veel mõelda selle intiimsuse peale, et siis kõige olulisem selle juures tundub see, et kuidas ma saan iseendaga olla kohal või iseendaga kohtuda, aktsepteerida ennast nagu sel praegusel hetkel, nii nagu ma olen. Et vahest on seda nii raske teha, et me teeme kõik, et mitte olla endaga ühenduses. Ja siis me otsime seda armastust nagu väljapoolt, aga me ei saa kunagi tunda, me isegi ei tunne selle teise inimese armastust siis, kui me ei suuda iseendaga olla nendes kohtades või nendes tunnetes, mis meie enda sees on. Et kõigepealt me peame õppima iseendaga olema kõigis nendes kohtades, mis esile tulevad ja siis me saame ka võtta vastu seda armastust ja siis me näeme, et seda armastust on maailmas nii palju. Nice. Because you can come to intimacy from a sense of separation. I want something from you. You have something from me. You can come from two people trying to interact. It's also possible. And also we learn this, like we are learning, okay, communication and touch and consent and sharing energy and all those beautiful practices. Yet the more I've been walking this path, I've seen again and again, yes, I can practice my sexuality and I have a lot of energy and that's moving. And then my energy is flowing easy. And then I can connect with other people and that's beautiful. Yet again and again and again, it comes back to find it inside and connect from this place of not taking from another, coming with overflow of energy, overflow of love, overflow of generosity, and is a connection that is already union. There's already a union before even connecting. It's already the case that we are intimate, even before doing anything. There is love before even speaking about it. nii et sa võid tulla intiimsusesse justkui siuksest eraldatuse kohast, kus ma tahan sinult midagi, teha mingeid praktikaid ja et mul on sinult vaja puudutust või midagi muud. ja kõik need on väga toredad praktikad, aga me võime praktiseerida ka seksuaalsust ja kogeda seda, et see seksuaalsus hakkab järjest vabamalt voolama.
ja kõik liigub hästi, aga ikka ja ikka ta ütleb, et ta jõuab nagu tagasi sinna, et kus me ei võta teistelt, vaid me tuleme nagu sellisest kohast, kus meie enda sees on külluslikult seda armastust ja seda energiat. ja seal juba enne on ühendus olemas enda sees, kui ma loon selle ühenduse teisega. Let's see, I see some comments here. And Kadri writing, everything is more balanced. Time has slowed down. Beautiful, beautiful. Yes, my experience right now is I feel relaxed in myself, in my heart, in my body. I feel connected with you, although I'm very curious to meet you actually. And I'm happy some of you are writing. It's already feel nice. And I'm happy also to see Kaido. Hi, Kaido, the only brave person here. Very cool to see you. And more are joining. Hey, welcome. I'll celebrate everyone that's coming, but I celebrate you anyway. And I see kind of a question here from Hilly. So let's see if there's something. So I ask for things that are interesting for you. Let's see if there's something here. Emotional and spiritual intimacy between partners and how to find that intimate connection on these levels after difficult times. And when the other part is not so open, how can I inspire men to reconnect as a feminine woman? Wow, there's like 10 questions in this little share. Would you like to translate it? By Yes. the way, I'm reading from the chat below. Ja, There's someone write a chat. nii et üks küsimus tuli, et siis emotsionaalne ja spirituaalne intiimsus partnerite vahel ja kuidas leida intiimset ühendust tagasi nendel tasanditel, kui on olnud rasked ajad ja teine osapool ei ole väga avatud. eh, kuidas siis ma saaksin inspireerida meest taas ühenduma endaga kui siis naiselik naine. Right. So I'll start with the end, the last part of the question. You ask me a question: how can I inspire men to reconnect as a feminine woman? I assume you mean that you are a feminine woman and you want to inspire the man to reconnect, right? So, especially after difficult times, right? So the first thing that comes to me is I think it's a beautiful question, because the source of the desire of the share, first of all, the source of your share is a desire to connect because you want to meet, you want to be intimate. So that's, first of all, I recognize it here. It's like, I want to meet, I want to inspire, I want to do good. It's already a great start. et kui sa küsid, et naiseliku naisena, kuidas inspireerida, siis ma juba eeldan, et sa oled see naiselik naine ja selle taga, selle soovi taga on soov ühenduda ja kohtuda ja olla intiimne, et see on juba väga hea algus. So my first answer, it's not your job to inspire the men. And it's not your job as a man to inspire the woman, and it's not your job as a woman to inspire the man, and it's not your job to inspire anyone. Et see ei ole sinu töö inspireerida naisena meest või mehena naist, et see ei ole mitte kumbagi töö inspireerida selliselt kedagi. And while I say that, you can be very inspiring
by being you, by being true, by being honest, by being inspiring as a human being, as you. What is a version of you that feels inspiring? What is a version of you that is true, that is loving, that is compassionate, that is real, that is powerful? Embody that. And this will be inspiring for your partner, for your friend, for your family, for everyone, for yourself. So, in a way, I'm telling you, instead of wanting to inspire that, him, this one, it doesn't matter. I say, reverse. Wait, how do I want to be? How am I powerful? How am I shining? How am I connected with my gift, with my heart? And trust, and this is an important word around relating and inspiration, is trust that the more you embody yourself, your truth, the right people that need to be around you will be around you. And if they're ready to take a step to be inspired by you, they will come. Not because you're pushing. There's a little trap here. I'll take a pause in a second, Marilis. There's a little trap here that you're trying to impact someone, but it's a trap because when you try, then they think or feel somewhere that something is wrong with them. Or maybe they feel pressure or tension. But actually, the solution, there's no problem, but let's say the direction that I'm pointing to is embody the highest version that you can be connected with your source, with your heart, with your love, be a loving human being, be a loving woman. A loving, it doesn't have to be also softy soft, can be also honest and truth and fierce, can have all the qualities of a woman. So embody yourself as the highest version of you. That will be the inspiration for this man, any man, to 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 join you in Mhm. this journey. ja samal ajal, kui ma seda ütlen, siis sa võid olla inspireeriv läbi selle, et sa oled sina ise, oled täiesti aus ja kehastad täielikult iseennast, seda kõrgemat versiooni iseendast. ja mis on see osa sinust, mis on tõeline, kaastundlik, armastav, lihtsalt kehasta seda ja see ongi inspireeriv sinu partneri jaoks. selle asemel, et nagu väljapoole mõjutada kedagi teist, too see tagasi enda sisse ja küsi endalt, et kuidas ma tahan olla, kuidas olen ma oma südamega ühenduses ja usalda, et mida rohkem sa kehastad seda kõrgemat versiooni iseendast, mitte läbi selle, et sa nagu kuidagi üritad teist muuta või mõjutada, sest see on lõks, see teise mõjutamine. ja seda tavaliselt need partnerid tunnevad ära, tunnevad mingit pinget või tunnevad, et nendega on midagi valesti ja see on natuke eemaletõukav, aga lihtsalt kehasta seda kõrgemat versiooni iseendast, seda armastavat naist ausalt ja tõeliselt nagu iseenda pärast ja see on inspireeriv nii sinu partneri, sõprade või kelle iganes jaoks. So Yes, and take a breath. yes, Did you have something? that was all. I wrote it down. Yeah, great. Yeah. Let's have everyone, whatever you do, I invite you, if you can, because I don't see you, I kind of invite you to take a moment and put all the other things that you may be doing or seeing or involved with
on the side, just for a moment of presence here together. Mhm. Whatever you're doing, whatever you can, whatever you're involved with, let's like just take a breath together. Inhale. pane korraks kõik teised asjad kõrvale ja tule kohale. hinga sisse. Inhale. Let, like Kadri wrote before, let time slow down in a way. lase ajal aeglustuda. Yeah. Because again, it's here, it's now, it's right here, right now, that we can feel this love and connection. It's nowhere in the learning. It's here and now. And the more I relax here and now, I can connect with this inspiration. I can connect with this window of opportunity of this next level of I am that is inspiring, that I can from here already start. I don't have to learn in the future. I have to start here in this relaxation and this connection here together. Thank you, Kobe. I think it was also a nice ending and good way to continue with Matthias. But I will translate the last part, et siin ja praegu on see võimalus ühenduda läbi selle iseenda ühendumise. Me saame ühenduda kõigi teistega ja tunda seda armastust enda sees, et see ei ole miski, mida me peame õppima või kuskilt pähe endale panema, vaid see ühendus toimub just siin ja praegu meie kehas. et tulles kõigist nendest teemadest, mis meie peas on välja oma kehasse, et siis me saamegi kõike seda kogeda. So, Yeah. One you. more thing. Yes. Can I have? Yes. I want to ask you a question, all of you. What kind of person is inspiring for you? What kind of person? How do they look? How do they feel? Are they joyful? Are they happy? Are they light? Are they like this? Or are they demanding? You have to be better. Or are they trying to inspire you? They're trying to do something. No, they are just themselves. So this is kind of the direction I'm inviting when, yes, authenticity, correct. So this is the direction I invite. Like, you want to inspire others? Great idea. Be the best you are, the best way you can be. And you got it. Hope to see you in Estonia very soon. Thank you for a lovely time. And hi, Annika and Einika. I hope I said your name too. Nice to see your face as well. Thank you so much. Thank you so much, Kobi. et viimane lause siis veel, et kõige, ma arvan, see, keda me imetleme, on just autentne inimene, et sa võid ka mõelda selle peale, et keda sa imetled, kas seda, kes proovib keegi olla või seda, kes on autentne. So hello, Matthias. I invite you now to give you the mic. So if you can unmute yourself. Hello, Matthias. Okay, can you hear me now? Yes, I can hear now. Okay, can you see me? No, I can't see you. I don't know. I'm on my phone where to unlock the camera. This is the first time I'm just spontaneous jumping on that call, Yes. and I have been going into a restaurant to do that call. That's fine, actually. If you are without the video now, it's fine. I think we can see you during the festival, and now we can just imagine. So I would like you to see me because I would like to show you something. Okay. And but
in this case, I might need to do that without a video. I can ask you start video, I see. Ask to start your video. Okay. Oh, nice. Now you see me? Yes, we can see you now. Okay, wonderful. It's different way of doing it on the phone. And let's give me a moment, please. Yes. Okay, so I would like to see you as well. And I don't want to push the wrong button that this is something is ending here. Here we go. Now it's all good. All right. Good seeing you, and thank you for the invitation and the spontaneous invitation me to show up at the festival and being here today. Yeah, thank you for reacting that fast, and we are really honored to have you in our festival because I think you were also participating and teaching 9 years ago or something. Yeah, at the very first festival and the second one, I was in Estonia. Yes, yeah, nice that it's still going and that the community in Estonia is growing. So happy to be back and share my gifts. Yes. nii et Mattias oli siis esimesel 2 festivalil 9 ja 8 aastat tagasi ja nüüd ta on tagasi. Okay, so let's do it. I will talk a little bit and you translate when I hear that, right? Yes. Okay, wonderful. So the work that I'm doing has pretty much to do with a relationship that needs to be in the first place. et see töö, mida Mattias teeb, on seotud suhetega, mis peaksid olema siis esikohal. And that's a relationship that is vital to create intimacy with yourself and with others. ja see on see suhe, et luua intiimsust iseendaga ja teistega. And if this is not in place, we do all kind of things to get our needs met and get attention from other people. ja kui sellega pole hästi, siis me teeme igasuguseid asju, et meie vajadused saaks täidetud ja et me saaksime tähelepanu teistelt. And that's the relationship to yourself. ja see kõige tähtsam suhe on suhe iseendaga. Because if you can't love yourself, how the heck can you love somebody else? nii et kui sa ei saa armastada iseennast, siis kuidas sa saaksid armastada kedagi teist? Yeah, so the first love is self-love and self-care. nii et esimene armastus ongi enesearmastus ja enese eest hoolitsemine. So I invite you all to a little self-love, self-pleasure practice here right now. nii et ma kutsun teid enesearmastamise ja enese nautimise praktikale siin ja praegu. And then I will talk a little bit about what that does in your body, in your nervous system, and how you can apply that later with your partner. ja siis ma räägin, mis see teeb sinu närvisüsteemiga ja sinu kehaga ja kuidas sa saaksid hiljem seda oma partneriga praktiseerida. Yeah. Okay, so the invitation is wherever you are, lean back, that your back and your shoulders are relaxed. nii et kus iganes sa oled, nõjatu tagasi, nii et su selg ja su õlad saavad lõdvestuda. So normally when we're going in action, we go in action for somebody else. nii et tavaliselt, kui me läheme nagu midagi tegema, siis me läheme tegema midagi kellegi teise jaoks. And I would like you to go now in action just for yourself, for nobody else. No goal, nothing to achieve, nowhere to go, nothing to get, just to yourself. nii et praegu sa teed kõike seda ainult iseenda jaoks, sa ei pea mitte midagi saavutama, mitte kuskile minema, et lihtsalt iseenda jaoks teed seda. And we just limit that just to your hands because that's the organs on your body where you mostly touch your partner and yourself with. ja me läheme, limiteerime seda oma käele, sest see on see organ, millega te katsute oma partnerit ja iseennast.
And we want to make that really simple. And therefore, I invite you to take something in your hand, whatever it is. I have a little cover here. Can be a glass or a fork or whatever it is. Take something in your hands that you would like to have in your hands. ja me teeme seda nii, et sa võtad midagi enda kätte, mis iganes sa praegu kätte saad ja lihtsalt hoiad seda. Because whatever you're doing to this object, it doesn't give you anything back. It doesn't do anything to you, and it doesn't give you any response. ja see objekt ei anna sulle mitte midagi tagasi, ta ei tee sulle mitte midagi, ta ei anna mingit vastust. So you are radically thrown back to yourself. nii et sa nagu tuled tagasi enda juurde. So we do that for about 5 minutes, and when you have that object in your hand, you've noticed the first haptic information. What is the temperature, maybe? nii et sa märkad seda infot, mis sa saad, et mis on näiteks temperatuur, kui sa seda katsud. And then you notice, is it soft or is it hard? ja siis sa märkad, kas see on tugev, kõva või pehme. Is it fragile or is it solid? kas see on kõva või õrn, Is it rough or is it smooth? kas see on pehme või tugev, Is it heavy or is it light? kas see on raske või kerge. So you get a lot of information that your mind is satisfied in the first place. nii et sa saad hästi palju infot, et su meel oleks rahuldatud. Because all this information your mind cannot create. You can only perceive the information. et seda infot sinu meel ei saa luua, et sa saad seda ainult vaadelda. And from this point, I invite you to slow down your speed of movement by half and slow it down by half again. nii et praegu ma kutsun sind aeglustama liikumist poole võrra ja siis So move, poole võrra aeglustama. move really slowly and try different things. And feel free to keep your eyes open or your eyes closed, whatever feels better. So experiment. nii et proovi erinevaid asju, sa võid hoida oma silmad lahti või kinni, eksperimenteeri. And explore different areas. Either you move with the object over your hand, maybe your palms or between your fingers or your fingertips. ja sa võid mängida sellega oma peopesas, liikuda sõrmede vahelt, sõrmede otstest. Or you hold it with one hand and move the other hand over, whatever feels right for you. ja sa võid hoida seda ühe käega ja liigutada teist kätt üle sellest, mis iganes tundub sinu jaoks õige. What we're looking for is this tinglish, electromagnetic, pleasant or pleasurable sensation on your skin when you move softly. me otsime sellist nauditavat ja niisugust nagu kõditavat tunnet oma naha peal, kui sa liigud sellest üle. And we do that for about 3-4 minutes or so, where you just stay in connection with your sensation in your hands. ja teeme seda 3-4 minutit, kus sa jääd ühendusse nende tajudega oma peopesas. And if thoughts coming up or feelings or emotions rising, that's all fine. Bring your attention straight back to the sensation in your hands. ja kui mingid mõtted tulevad või tunded, siis see on kõik okei, aga too oma tähelepanu tagasi nende tajude juurde oma peopesas. And just notice that you are in action towards pleasure in your skin. ja pane tähele, et sina oled loomas seda naudingut oma nahal. It's not a technique. see ei ole tehnika, It's just
the feeling of your skin while you are in action by choice. And just stay there as long, as deep as you can for the next 3 minutes. ja see on vaid tunne sinu kehas ja sina lood selle sinu naha peal, lood selle läbi selle tegemise, mida sa praegu teed ja hoia selle tugeva taju juures oma tähelepanu, mis on sinu nahas. Just allow your breath to flow. Luba oma hingamisel voolata. Just be in the experience of your skin. Ja ole selles kogemuses oma nahaga. And again, if your mind starts to wander, bring your attention straight back to the sensation. We go for another minute or so, just to feel, nothing else. Feeling, sensing. Ja kui su meelt läheb rändama, siis tule tagasi oma nahal veel kuskil minutiks. Me lihtsalt tajume oma peopesa neid aistinguid. Then slowly bring your movement to a stop. Stay there for a little bit. And just notice in your body what you notice. Just notice. Ja aeglaselt too oma liikumine pausile ja lihtsalt märka neid asju, mida sa parasjagu märkad. And then for the next, I don't know, 5, 10, 15 minutes, as long as I'm here, feel free to keep that in your hands and keep moving. Ja järgmised 10-15 minutit hoia seda eset ikka käes ja jätka seda liikumist. So the important thing is that you have done a very complex task that your mind cannot achieve. Ja väga oluline on see, et sa oled teinud midagi väga rasket, mida sinu meel ei suuda saavutada. So you have been in action by choice towards a felt sense of pleasure on your skin. Nii et sa oled teadlikult valinud luua siis naudingut läbi selle taju oma nahal.
And because there are so many nerve endings in your hands, specifically more than anywhere else in your entire body except your mouth and your genitals, sest sinu käes on nii palju närvilõpmeid, et kõige rohkem kehas, välja arvatud siis sinu suu ja genitaalid, kus on neid veel rohkem. and because of this, a lot of nerve endings, there's a massive part in your brain dedicated to your hands. Ja kuna seal on hästi palju närvilõpmeid, siis üks suur osa sinu ajust on sellega aktiveeritud. And when you do that for about 3 to 5 minutes, what we just did, you activate that part in your brain. Ja kui sa teed seda 3 kuni 5 minutit, siis sa aktiveerid selle osa enda ajust. What is the default, the raw, the essence of our skin making connection with others? Ja see on siis sinu nahk, mis loob ühendust ka teistega. So meaning when you touch the next time your beloved partner in an intimate way, Nii et järgmine kord, kui sa puudutad oma partnerit intiimsel viisil, do you dare to touch and feel yourself? siis kas sa märkad puudutada ja tunnetada iseennast? Because that's the most delicious touch, the most intimate connection we can have as humans when we're doing this on an electromagnetic felt sense of pleasure, being in action for ourselves. Nii et see on kõige nauditavam osa, et kui me teeme seda puudutust nii, et me oleme ühenduses iseenda tajudega ja selle naudinguga oma nahal. So where the response, what is coming back from your partner, is absolutely secondary. Nii et see vastus, mis tuleb tagasi sinu partnerilt, ei ole üldse tähtis. But important to see if your partner is open to receive this way of touch or experience that way of touch. Aga oluline on näha, et kas sinu partner on valmis vastu võtma sellisel viisil puudutust. And because most of us are more tuned into what is coming back from our partner when we touch them, Sest enamus meist on häälestunud sellele, mis tuleb tagasi meie partnerilt, kui me puudutame teda. so that we have all learned to neglect ourselves and paying the price of not feeling ourselves. Nii et me oleme kõik õppinud iseennast eitama, makstes sellega seda hinda, et me ei tunnetagi iseennast. And when you are intimate, sensual, or sexual with your partner, are you able to feel the same sensation on every part of your body? Nii et kui Or are you getting lost in your partner's response and neglect yourself? Nii et kui sa oled intiimne oma partneriga ja kas sa oled samal ajal valmis kogema iseennast ja seda, mida sina koged, selle asemel, et ennast eitada ja kaotada ennast ära partneri vastusesse. So this is a practice that takes practice. Ja see on praktika, mis vajab praktiseerimist. And you go deeper the more you practice. Ja sa lähed järjest sügavamale, mida rohkem sa praktiseerid. So this is what I will bring to the festival in depth. Ja see on see, mida ma toon ka festivalile ja läheme palju sügavamale sellega. It has to do with the nervous system, with our emotional body, with emotional intelligence, and with communication. See on seotud meie närvisüsteemiga, emotsionaalse kehaga, emotsionaalse intelligentsuse ja kommunikatsiooniga. Unfortunately, I cannot see the chat, but if there are any questions,
Could you please translate them for me? et kahjuks ta ei näe meie chati, aga kui kellelgi on küsimusi, siis kirjutage nüüd siia, siis ma saan neid siin välja öelda. At the moment there is silence. This is a good sign. And I think also presence. I've seen Kobe doing some good work before, so you were all tuned in already. Yes. Everybody is connected. So let me talk then a little bit. So this very exercise, I have been working the last 15 years with it. And it's too simple for the mind actually to create it because it's so profound. Ja selle harjutusega ma olen 15 aastat töötanud, see on meele jaoks nii lihtne või liiga lihtne, et luua, sest samal ajal see on nii ülim. So I've done with that very exercise healing men from sexual addictions and pornography. With this very exercise. With this exercise. Et ma olen aidanud meestel vabaneda pornosõltuvusest selle harjutusega. I have helped many people in relationship to come back to the essence of their connection and intimacy. Ma olen aidanud paljusid paare tulla tagasi ühendusse oma intiimsusega paari suhtes. I have educated hundreds of practitioners in becoming more attentive and connected to their own skin when they touch. Ma olen aidanud paljudel praktikutel tulla tagasi selle tundlikkuse juurde oma puudutuses, kui nad puudutavad. And I've taught that maybe to few thousand people online and on festivals over the last 15 years. Ja ma olen neid asju õpetanud mitmetele tuhandetele inimestele online'is ja festivalidel. I've published a book where this is in detail described. Ja ma olen välja andnud ka raamatu, kus seda siis täpsemalt kirjeldatakse. And I call that at the moment the hand meditation, what I practice with people all over the world once a week. So it's an ongoing mechanism. Ja ma kutsun seda käemeditatsiooniks ja ma harjutan seda üle maailma inimestega online'is iga nädal. And I'm happy to bring that back to Estonia. Ja ta on väga rõõmus, et ta saab seda ka tulla jagama Eestisse. Because everything becomes more transparent, obvious and accessible from BDSM to Tantra, to communication, to everything that you can call life. Everything comes what? To everything that you call life. Okay. Nii et kõik tantra, BDSM või mis iganes te kogete, et kõik saab rohkem elusaks. It's a spiritual path of awakening through your skin. So you just let your hands, your skin do the work. Nii et see on ärkamise teekond läbi oma naha, et sa lubad sellel nahal teha oma tööd. So you rewire your nervous system while in action for yourself. Ja sa muudad oma närvisüsteemi samal ajal, kui sa oled ise seda kõike tegemas. And when you practice that with your partner on an intimate level, you will come in connection with all the awkward feelings of shame, embarrassment, guilt, fear, and everything else that keeps you away from feeling for yourself. Ja kui sa oma partneriga harjutad seda, siis sa saad ühendust kõigi nende hirmude, häbide ja allasurutud tunnetega
mis takistavad sul tegelikult tundmast rohkem. So it's a very constructive shadow work. Nii et see on väga konstruktiivne varjutöö. Okay, I leave it here. Okay, yeah, we have Annika ready. I just have one question, but I don't know, it looks quite long. Maybe I just read it. Any recommendations when connecting to body consciousness and my own sensations, and instead of connection, trauma responses come true and inhibit deep connection to myself and the partner? Yes, so this trauma response is based on we have all been touched against our will before we could speak. And we have all learned to go along and like what we don't like. Because it was more important what other people did to us than how we feel about it. Kogu see trauma teema on sellepärast, et meid on kõiki puudutatud siis, kui me seda ei tahtnud ja me lasime ennast puudutada sellisel viisil, et me ei olnud nagu endaga kontaktis. Meaning all this traumatic feelings and emotions will all come up if they are still stored in your body. It's a great opportunity to grow. Nii et see on hea võimalus kasvada, sest tõesti kõik need tunded tulevad ülesse, kui me seda tööd teeme. All right, I say thank you from this side. I'm looking forward. I'm excited to come back to Estonia. Yes, thank you. And see you all in person, and hopefully we exchange a lot of connection and touch. Yes, thank you so much, and looking forward to seeing you. Looking forward to see you all. Thanks for having me today. Thanks for coming. Nii, läheme üle eesti keelele. Tere, Annika. Vabandust. Tere, kas mind on kuulda? Sind oodata ja väga ilusti on kuulda. Annan kohe sõna sulle. Tere kõigile, minu nimi on Annika Allikmäe ja ma olen puhta liini õpetaja või edasiandja. Ma natukene paari sõnaga kõigepealt räägin sellest, et oleks arusaadav, nagu kust kohast ma seda edasi annan, mida ma olen ise omandanud, mida ma praktiseerin ja elan. Otseselt ma õpetan praegu hetkel ühte puhta liini meetodit, mille nimi on Sedona meetod ja selle pingutuseta loomise faasi põhiliselt. Puhta liini selline eripära on see, et ta on otse selline õpetusliin, kus eesotsas on inimene, kes on väljunud tavamõttes nagu inimeseks olemise raamest, ehk kes on jõudnud selleni, mida me kõik eranditult tegelikult üle kõige inimestena ihaldame. Eks on selline absoluutne täitumuse, õnnelikkuse, tohutu kirjeldamatu õndsuse, ekstaasi tasandite veel taga tegelikult. Ja selle õpetusliini eripära on see, et ta toetub hästi täpsetele teadmistele. Neid nimetatakse dekooderiteks ja seal alus on see, et kui sa vaatad oma elu praegu ja vaatad teda nagu üldiselt, tabad ära, et sul on hästi palju asju elus, mida sa ei taha elada nii, nagu sa elad. Et kui sulle tuleks praegu selline muinasjutu tegelane Aladin oma imelambiga ütleks, et kõik see, mis sa praegu suudad mulle ette öelda, ma kõik muudaksin selle ära, siis kui sa praegu oled enda vastu aus, võid kohe kaasa teha, siis taba ära, et kui sa tõesti saaksid kirjutada kõik päris ausalt, mida sa tahaksid oma elus muuta, siis seda oleks päris palju. Ja kui sa küsiksid endalt teistpidi, et kas su elus on midagi sellist, mis on päris head, nagu lõpuni head, nii sügavalt head, et see võiks jääda kestmagi, siis neid osi on tegelikult elus päris vähe. Ja isegi kui nad on sellised, nagu sulle meeldib, siis nad on alati allutatud ohule, et nad muutuvad. Sest selles sfääris, kuidas me elame, need asjad muutuvadki. See tähendab seda, et ükskõik, mida sa oma elus ei püüa saavutada, ükskõik, mida sa ette ei võta, ükskõik, kui palju sa ennast ei tervenda, eneseabi kursuseid ei läbi,
Sa kindlasti saad midagi paremaks, see on väga okei kõik. Aga päeva lõpuks sul võib tekkida mingi selline tunne, et kuhu see kõik välja jõua või kas ma lõpuks tegelikult ikkagi jõuan selleni, mida ma tahan. 14-aastasena ma hakkasin õppima India klassikalist templitantsu ja läbi selle see on hästi sügav jooga vorm oma olemuselt ja läbi selle ma hakkasin kogema teadvuse seisundeid, mis on väga-väga kõrgel üle sellest, mida me igapäevases elus argipäevas kogeme. Teda on nii kõrgel või nii kaugelt teistmoodi, et seda on väga raske kirjeldada. Ja tänu sellele ma sõna otseses mõttes mu isiksus ja kogu elu nagu kahestus. Et ma sain aru, et ükskõik, mida ma siin maises maailmas ei tee, mul elu oli väga hea, õnnelik lapsepõlv, kõik oli okei, midagi halba ei olnud. Aga võrreldes sellega, mida ma kogen India klassikalises templitantsus, see on niivõrd teine maailm, et see on täiesti võrreldamatud nähtused. Samas ma andsin endal väga hästi aru, et ma ei saa terve elu tantsida. Ja see seisund pärast tantsimist kadus mõne aja pärast, nagu vaikselt hääbus. Ja siis kuna see on niivõrd suur muutus, kui inimene kogeb kõrgemaid teadvuse tasandeid, siis nad jätavad sinusse nagu põletusjälje, mis võivad ühelt poolt mõjuda needusena, sest sa mitte kunagi ei rahuldu enam tavalise argipäeva headusega. Ükskõik kui heaks oma elu siin ei tee. Teiselt poolt kui sa kasutad neid õieti selliseid kõrgeid kogemusi, siis nad võivad sind inspireerida pühenduma ja otsima päris teid, kuidas nende seisunditeni uuesti jõuda ja kuidas sinna püsima jääda. Ja ma valisin teise tee, avastasin valgustunud meistrid ja hakkasin väga sügavalt praktiseerima kriia joogat, eks sidanta õpetust ja sealt edasi, kuna ma sain aru, et see on niivõrd, see kirjeldus on meie kultuuri niivõrd raskesti üle toodav, sellepärast et see on niivõrd vana kõrge kultuuri kirjeldus, siis ma leidsin puhta liini õpetusega meie kultuuri kontekstist lähtuvalt, see on Lester Levensoni kirjeldus sellele, kus õpetatakse, kirjeldatakse, kuna tegemist on meistriga, kes on ise kaasaegne. Ta jõudis selle seisundini ehk totaalse siis valgustumiseni 1952 ja ta ise oli ärimees, teadlane, ehk kõik see, millega me väga hästi oskame suhestuda, ehk tema kirjeldused on arusaadavad meile. Ja siis ma võtsin piltlikult temast nagu kõvasti kinni, täitsin ära ühe unistuse teise järgi ehk tegin oma selle maiselu siin sõna otseses mõttes ja rohkem ega vähem kui paradiislikuks. Ja 50. eluaastaks sõna otseses mõttes jõudsin oma unistuste taha sellise tasemeni, kus mul ei ole enam mitte midagi, mis ei kripelda ammu enam, aga mis natukenegi mind nagu tõmbaks veel midagi ära täitma. Ja nüüd see vahepealne aste, mis tekkis selline ebatavaline isiklik vabadusaste, milles on üli mõnus olla, kus kaob täielikult kannatus tavamõttes. Aga ta ei ole mitte ainult kannatuse kadumise tee, vaid see on selline järjest süvenev avardumine, järjest süvenev overflow kõikidel tasanditel. Ja paralleelselt selle teega ma paralleelselt kogu aeg õpetasin, minust sai vahepeal professionaalne flamenco tants ja ma lõin oma flamenco kooli, joogakooli. Ja pärast siis tantsikarjääri lõppu ma pühendusin omakorda siis oma teadmiste, oma praktilise teadmise edasiandmisele selles sfääris. Nüüd, kui mul täna paluti siin natukene tutvustada seda, mida ma edasi annan festivalil, siis ma pakkusin välja sellise pealkirja Inimese teekond ihast kireni. Ehk kuidas teha oma elu ebatavaliselt heaks, sest see on võimalik. On võimalik teha elu heaks kaugelt üle selle, mida sa praegu oskad isegi ette kujutada. Ühe näite veel enne toon, kui ma sisu juurde lähen täpsemalt, on see, et kui ma läbi kriiaga praktikate, ma mingil hetkel tegin sellise sisemise taotluse, mind üle kõige huvitas see kogemus. Et ma tahaksin nii väga korra kogeda
seda füüsilise tasandi vaadet, kuidas päris valgustunud meister, kes on jõudnud kogu selle mängu taha, seda füüsilist maailma näeb. Ja siis jääme tal 35-40 vahel. Ma ühel hommikul, ma teen hommikuti praktikaid alati, ma teen oma silmad lahti ja mul on selline tunne, et ma ei ole sellel planeedil enam. Et kogu see füüsiline maailm endiselt on füüsilisena alles, aga ta on nagu hologrammiline. Ja sealt särab vastu mitte ainult kolmedimensionaalne maailm, nagu me teda harjunud olema nägema, vaid mul on tekkinud nagu röntgennägemine, ma näen läbi ruumi, millest see maailm on sündinud. Ja omakorda ma saan ruumi seen ehk 4. dimensiooni, sügavuse dimensiooni mateeria sees. Ja seal veel omakorda särab vastu puhas armastus ja hästi kummalisel moel see armastus olen mina ise. Et ma nagu vaatan või säran sõna otseses mõttes iseendale vastu. Et see on nii sõnul seletamatu kogemus, et pärast seda ta põhimõtteliselt nagu shift'ib kogu su maailmapildi täiesti teiseks. Mul kirjeldus oli sellel ammu olemas, aga see on võrreldamatu, kui sa midagi sellist päriselt läbi elad. Ja ma olin selles seisundis terve päev. Ja siis sõna otseses mõttes vahet ei ole, kas sa vaatad kivi, vaatad mingit telefoni näiteks, väikest rohelist lehekest. See vorm on erinev, aga see sügav sisu seal on identne. Ja ta mõjub kogu närvisüsteemi ja kogu su olemust nagu ümber kalibreerivalt nii võimsalt, et tekib nii sügav aukartus või hardus, mis mingis osas jääbki sinuga alles alatiseks. Sellist kogemust nimetatakse õnnistuseks, mis tuleb pühendumise tulemusena erinevatel tasanditel, füüsilisel tasandil suht harva. Pärast seda ühte päeva järgmisel hommikul märkasin uuesti selles mõttes tavalisena, ehk nägin jälle kolmedimensionaalselt, aga midagi fundamentaalselt oli muutunud. Ehk ma justkui näen eraldi edasi kolmedimensionaalselt, aga see 4. ja 5. dimensioon, ruumi ja see mina ise seal sees, mingil moel särab mulle endiselt vastu. Ja siis kõikide Pareto seaduse järgi osad asjad elus on olulisemad kui teised. Osad asjad on kriitiliselt olulised. Eks see on see üliolulise vähemiku seadus. Aga on üks asi elus, mis on kaugelt olulisem kui ükskõik mis muu. Ja see üks asi on õige kirjeldus sinust endast. Õige kirjeldus maailmast, sest sina oled maailm kõige sügavamal tasandil. Ja kuna ma olen terve oma elu pühendunud süvakultuuridele, nende just neile õige kirjelduse saamisele, siis see, kuhu ma olen jõudnud kirjelduse mõttes, mida ma siis ise praktikas kogu aeg elan ja realiseerin, on see, et kõik pärale jõudnud meistrid kirjeldavad maailma identselt. See tähendab seda, et tõde on üks. Tõde teeb su vabaks. Ja sellele lausele päris sügavat sisu, seda lauset nagu lahti häkkida, kuidas on elus. See ongi see minu töö iseendaga, kuigi see ei ole nagu töö mõttes, see on elu ise. Ja see, mida ma siis jagan õpilastega. Kõige sügavam tragöödia, mis meie kultuuri kontekstis on see, et meil on pinnapealne kirjeldus sinust ehk inimesest. Meie kirjeldus inimesest on kolmedimensionaalne, ehk me oleme füüsiline keha kahtlemata, koos psüühikaga, mis koosneb mõtetest, emotsioonidest. Füüsilise kogu meie maailma kirjeldus on füüsilise keha keskne. Kõik me oleme nõus, et meil on psüühika, meil on mõtted ja ettekujutlused ja on tunded, aga nendega väga täpselt manageerida meid ei õpeta, seda meid keegi ei õpeta, ehk teadmine emotsionaalselt intelligentsusest peaaegu puudub. Praktiliselt täiesti puudub teadmine sinu sügavuse tasanditest, kes sa oled teadvusena, mis omadused ja võimekus sul seal on. Ja peaaegu üldse midagi ei teata sinust endast. Ehk see mina mõiste on täiesti pea peale pööratud ja läbi selle on põhimõtteliselt kogu meie elu käsitlus on nagu pea peal.
et ma olen alati toonud oma õpilastele näite jonnipunnist, et kui sul on jonnipunnil see raskuskese on alati all, et ükskõik, mida sa temaga teed, ta lõpuks tõmbab ennast ikka õigeks. Siis meie elu, miks ta on nii keeruline, raske ja vaevane, me vajame nii palju eneseabi, on sellepärast, et mis raskuskese on vales kohas. Raskuskese on pinnapealsusel, füüsilisel tasandil, mis tegelikult on kõige jämedakoelisem ja kõige raskemini muudetav füüsilisest tasandist lähtuvalt. See on nagu tohutu töö ja vaev. Ja niimoodi elu elada, kui me teame ainult sellest tasandist lähtuvalt eluviisi, on peaaegu, mitte peaaegu, et seal tegelikult on, see on täiesti lootusetu, et sa saad seda, mida sa tahad. Isegi sellel tasandil, mida sa näiteks praegu üles kirjutasid, kui tuleks sulle see võlukepikesega teeks kõik niimoodi laksust korda, siis õige pea sa tunned, et see ei ole ikka see, midagi nagu puudu. Ja nüüd, kuidas tagasi saada see oma jonnipunn õigeks või oma see elu õigetele alustele, see on kõikide baaside baas, millest lähtuvalt, kui sa selle saad paika, siis kõik asjad, ka kõik need tavalised eneseabimeetodid, mida sa oled siiani läbinud, ega ükski ei ole nendest halb ega üleliigne, nad kõik lihtsalt seadistuvad oma õigetele kohtadele ja sul tekib hästi selge arusaamine, mis on mille jaoks ja mida ei saa kasutada mingi teise asja jaoks. Et iga meetod alati täidab mingit väga konkreetset lõiku sinu elus, midagi ta teeb paremaks. Nüüd selle puhta õpetuse eripära on see, et on fundamentaalne. Ehk kui sa vaatad oma elu lillena, nagu elu erinevaid valdkondi, mis iganes nad sul on, neid võib palju rohkem olla, siis kui sa erinevate metoodikatega proovid teha näiteks oma finantsi paremaks, saada finantsvabadust, oma keha paremaks, oma suhted imeliseks, oma peresuhted heaks, ravida ära oma mingid pereliini haavad, see on kõik väga okei, sa teed ühe asja korraga. Aga selleks kulub metsikult palju aega ja tihti see läheb teiste eluosade arvelt. Aga on võimalik teha oma elu mänguna, sest elu eluna on niikuinii korras, siin ei olegi midagi vaja korda teha. Elu mänguna korda juure pealt. Ja vaat kuidas seda teha? Et see on see, mida ma siis, need esimesed sellised sügavad muutused, see on see, mida ma siis edasi annan sellel ühenduses festivalil. Natuke ma räägin seda teoreetilist poolt siia taha, mis tegelikult ei ole teooria, vaid on reaalsuse kirjeldus. Ehk miks me tunneme ennast sellisena, et me oleme nagu lõksus, ehk ükskõik, mida me ei tee, ükskõik, kui palju me tööd ei tee ja vaeva ei näe, eks see lõplik armastus ikka nagu ei paista kuskilt või ikka ta kõik vajub nagu ära alt ja pealt, on see, et me elame, ma nimetan seda kõrget sealt puhtõpetuse liinist, nimetatakse seda allalati eluks. Ehk me elame teaduse tasanditel, mis on fundamentaalselt meist jõudu võtvad. Me elame seal sellepärast, et me ei tea alternatiivi. Alternatiivi me ei tea sellepärast, et me identifitseerime, ehk meil on vale identiteet. Ja seda nimetataksegi egoks. Ego ei ole isekustava mõttes, vaid ego on see, et sa identifitseerid ennast füüsilise kehana ja psüühikana, ehk eraldi olijana. Ja siis on selline tunne, et mina olen väike, suur maailm on ümber minu, mul on piiratud ressurss, ma kogu aeg võitlen ja võistlen ja konkureerin kellegiga. Kõik kogu aeg on muutuvas, infot on kolossaalselt palju, ma täpselt ei saa aru, mida ma siin tegema pean. Selge on see, et ma pean olema parem, hea kui teistest parem. Ja siis, kui ma olen natukene juba elanud ja selle paradigma järgi käinud ja ükskõik kui palju ja hästi ma olen selle järgi elanud, ma tavan ennast ühelt selliselt igavikuliselt näljalt, et midagi olemuslikku on karjuvalt puudu, mis ei anna asu. Ja siin ei päästa ka finantsvabadus. Ehk minu erakates käib, ma liialdamata võin öelda massiliselt finantsvabu inimesi, kes elavad kõige madalamas, kes on jõudnud läbi selle
ahastused, nad ei saa enam aru, mida nad tegema peavad, nad on kõik teinud by the book, kõik on tehtud hästi. Nad on jõudnud tagasi apaatiasse, eks sealt, kus nad on kunagi alustanud kõige madalamast tasandist. Sest vajuvad käed rüppes, ei oska midagi teha. Kõik maailma naudingud on nauditud, kõik on välja arendatud, kõik on nagu läbi kogetud ja mingi asi on ikka puudu, mis ei annagi rahu. Ja hea on teada, et elu on nii üles ehitatud, et seda ei saagi sellel tasandil kätte, ei saagi saada. Ehk ainus asi, mis siin aitab, on see, kui sa saad õige kirjelduse maailmast ja võtad omaks, enne kui sa seda kogenud oled, lihtsalt usalduse pealt võtad omaks, et sina inimesena ehk olendina ei ole see väike eraldi olev piiratud kannataja, ohver ja ori, vaid sina oled elu ise. Ehk üks on maailmas ainult üks absoluutne tõde, nagu ütlevad valgustunud meistrid, on ainult üks mina, ainult üks, ei ole sinu mina ja minu mina, on ainult üks mina ja lõputu hulk objekte, ehk lõputu hulk mängu igal tasandil, mentaalseid objekte, kujutlusvõimes tehtavaid objekte, mänge, emotsioone, energiaid, erinevaid energeetilisi seisundeid ja füüsilisi vorme, lõputu mäng ja sina oled üks seal taga. Nii teoreetiline ja nii abstraktne, kui see ka alguses ei tundu. Kui sa hakkad seda, siin on hästi täpne nagu teadmine, kuidas see teha enda kogemuseks. Nii kui sa saad selle häkid läbi, hakkad järjest juba teel oled selles suunas, et hakkad seda läbi häkkima enda kogemuseks. Nii aga vaikselt minema ära tohutuse kramp ja paine, et midagi on ikka puudu. Ja see tasand, mida siis nimetatakse iha tasandiks, ehk see, kus sa elad väikese eraldi oleva kannatava egoistina, kus sa pead kogu aeg nagu midagi juurde saama, et tunda ennast hästi. Ja ükskõik, mida sa saad, mitte kunagi ei ole piisav. Ja kui sa saad siis täpse kirjelduse, siis sa võid teha sõna otseses mõttes paradigma nihke, kvanthüppe, nimetan seda üleloti hüppeks, täiesti teisele teaduse tasandile, kus mäng, see on nagu teine planeet kogemusena, kus lõviosa sellest kõigest, mida sa praegu siin näiteks üles kirjutasid selle väikese praktika alal, mida sa tahaks, et kõik oleks parem. Siin a priori see mäng juba on ilus. Ehk iga järgmisel teaduse tasandil tekib inimesele kolossaalne jõu juurdevool, mis ei ole lineaarne, vaid mis on logaritmiline, astenduslik jõu juurdevool ja tohutu mängu väljaku avardumine. Ja täiesti teine, nagu kogu see mäng, eks sa lähed nagu ühest filmist teise põhimõtteliselt. Seesama siis, siin on erinevad teaduse tasandid, eks sa oled nagu sisuliselt ühe kirjeldusena veel, et sa oleks selles nagu parem, mul on erinevad mul on nii pikalt õpetanud üle 30 aasta, mul on tulnud erinevad õppematerjalid ja nüüd see on üks selline skeem, mille kaudu õpilased on öelnud, et nad on sellest kohe aru saanud, kes ERAKAS on käinud just. Eks seesama skeem, eks sul on, tegelikult oled sina olemasoluna kõikide asjade taga, sügavuste sügavus, lõputu, piiritu ja sul juba on kõik hästi. Sa lihtsalt ei oska ennast kogeda ja sa põhimõtteliselt oled nagu unerohu mõju all. Et sa ei mäleta, kes sa oled. Kogemusena ei mäleta, isegi kui sa teoreetiliselt tead, oled kõik need raamatud läbi lugenud, aga kui sul kogemust ei ole, siis ei aita. Nüüd sinust avaneb lõputu teaduse väli, mis annab ruumi, ehk mis annab ruumi mängule ja milles on kogu tarkus kõigeks, mis on loodud. Ja omakorda seal on sulle eraldi antud võimekus läbi fookuse ehk pingestunud teadvuse valida, millist mängu sa mängida tahad, kui sa tead seda, et sul on see valik. Ja see loomislabor, ehk see mänguväljak, kus sa saad oma nagu ette luua seda füüsilist mängu siin, see on mentaalne tasand. Sinu kujutlusvõime, sul on erivõime, ülivõime, kujutlusvõime koos mentaalsusega, mõtetega, kokku on see mentaalsus, kus sa saad ise valida tegelikult,
mis seda nimetatakse kvantloomise tasandiks ja kuidas seda manifesteerida siia. Ehk sa ei pea tegelikult manifesteerima kõrgemal tasandil, see niimoodi lihtsalt avaldub. Ja seda kokku nimetatakse pingutuseta loomine. Eks see pingutuseta, kuna esialgu ükski inimene ei oska tahta, isegi kui ta saab seda teoreetiliselt teada, et ta ei suuda tahta lõputut vabadust. Ehk jõuda täiesti selle mängu taha, sest see on liiga abstraktne, liiga arusaamatu. Iga inimene tahab lihtsalt, et ta elu oleks rikkam, ta saaks oma elu korda, tal kõik oleks paremaks. Ja siis see vaheaste on mõistlik, ülimõistlik ära teha, et sa teadlikult õpid kvantlooma ja seadistad ennast sellisesse kõrgusesse, kus see looming hakkab ise manifesteeruma, ilma et sa eraldi peaksid mingeid manifestatsiooni õpetusi kasutama. Ehk see kvantloomise tasand on sisuliselt üks arenguaste inimese evolutsioonilisel teel. Lihtsalt hakkab ise avanema, sest tegelikult lood niikuinii kogu aeg, see mäng on silu lood. Ehk seesama justkui teistpidi joonisena, ehk kui seda ei saa mitte kuidagi kirjeldada, tähendab joonistada, aga kui saaks, siis kui see oleks sügavusse, see justkui nagu päike siin oleks joonis sügavusse, mitte kahedimensionaalne, ja ilma vormita, lihtsalt teda kuidagi sügavuse kirjeldus, et see elu alge ise, kust kõik alguse saab, siis see elu on ennast mitte jaganud erinevateks isiksusteks, nagu kõrgelt kultuurid kirjeldavad, vaid ta mängib, eks see ei ole, et elust lähevad tükid välja, vaid see suur elu mängib erinevate vormidena. Ühegi vorm ja kõikide vormide sees ei ole mitte tükike seda elusust, vaid on kogu elusus. Eks see elu ise täies mahus on endiselt täies mahus kättesaadav. Ja kui inimene hakkab ennast reaalselt kogema, esialgu piiramatu võimaluste potentsiaalina ja hiljem selle sügavusena, siis proportsionaalselt sellega inimesest tekib järjest suurenev jõu juurdevool, ta ise järjest läheb kõrgematele teaduse tasanditele ja tema võimekus seda elu mänguna juhtida, mis alguses on selline väike kannataja, mingil hetkel läheb hüppeline, tekib hüppeline teatud kriitilise piiri üleminek, kus tal tekib oma võimekus sõna otseses mõttes täita kõik oma unistused, mitte ainult kõik oma unistused, vaid kaugelt üle selle, mida ta unistada oskab, sest ta isegi ei tea. Tegelikult enam siin isegi ei tea, mida tegelikult on võimalik läbi mängida siin. Ja nüüd praktika, mis tegelikult aitab, ehk miks me ei koge ennast selle, me kogeme selle väikese õnnetu kannatava sellise egoismi sellise junnina siin, kannatava tegelasena, on tehniliselt, hästi sügavalt tehniliselt, sellepärast, et meie fookus on pinges. Ehk me kogeme enda ruumi pingestatuna tänu sellele, et meil on tohutud allasurutud emotsioonide laviinid, mis hoiavad meie jõudu kinni. Ehk kõige esimene asi üldse, et saada päriselt niimoodi kiire üleminek, on õppida neid emotsioone juure pealt vabastama ja teha selline suur massiivne puhastusprojekt endaga. Paralleelselt kogu aeg pingutuseta loomise detaile niimoodi vaikselt tundma õppides. Ja teatud kriitilisest massist üle minnes, nagu ma ütlesin, inimene jõuab ise, ilma et ta väga midagi teeks, teatud omakorda veel midagi muud peale puhastumise, lisaks natuke teatud printsiibid on hea teada, millele tuleb alluda, ehk mis on mõistlik omaks võtta, siis inimene astub sõna otseses mõttes nagu teise maailma, ehk nimetan nagu pingutuseta loomise siis faas oma elus, kus talle avaneb, eks see unerohu mõju, kus ta nagu on ära unustanud, kes ta tegelikult on, vaikselt võetakse nagu nii palju ära tänu sellele, et emotsionaalse valu vabastamisega tal nii palju jõudu vabaneb, et ta järjest hakkab meelde tulema enda võimekus, tõeline enda võimekus luua. Ja siis ta omakorda võib joobuda sellest, sellel tasandil võib inimene omakorda väga pikalt kinni jääda ja nagu seal läbi mängida, seal tekib tõenäoliselt päriselt selline tunne, et sa oledki nagu, sa oled nagu mängust väljas ja samas ka mängu sees, see on hästi kummaline selline arengufaas, hästi äge.
aga siis siin on kriitiliselt vaja, et sul oleks teadmine, et on üks aste veel kõrgem, et on see päris vabadus ka olemas. Aga esialgu nagu esimene etapp, mida inimesed tõesti tahavad, et saada oma elu nagu väga-väga heaks, on siis astuda sellest lõputult puuduse tasandilt. Et kui teistpidi seda joonist vaadata teadvuse tasanditena, mis järjest avarduvad, siis lõputult puuduse tasandilt, kus sa koged, et sa mängu nime tilluke ja kogu aeg on kõike puudu, teha hästi suur ülehüpe sinna pingutuseta loomise tasandile. Ja kuidas seda täpselt teha, see ongi siis minu töö siin aastakümneid olnud inimestega. Et see on selline hästi äge, kus sa hakkad tundma ennast kordades vabamana, tegelikult sa tunned ennast vabana, sest sa ei tea, et on veel suurem vabadus olemas. Ja elu on, hakkab sädelema, ta ei ole enam selline sihuke väike ja väet ja õnnetu. Kus sa pead probleeme lahendama. Ehk elu läheb nagu hoopis teistsuguseks. Proovisin anda linnulennult ülevaate. Natuke sihuke hakitud sai, ma ei tea, kuivõrd arusaadav see oli. Ehk sõna otseses mõttes siis kiretasand. Ehk siin on üks asi rääkimata, üks nagu kriitiline asi rääkimata. Ehk sellel kiretasandil, kui sa jõuad, miks on, nimetatakse kireks. Ihatasand on selline, kus sa alla läid elu, on selline tunne, et sul on kogu aeg midagi puudu. Aga ükskõik, mida sa teed, kogu aeg on midagi puudu, tahaks midagi juurde saada. Kui sul tekib selline jõu, overflow, siis su üldbaasseisund muutub niivõrd heaks, sulle hakkab avanema üks selline erinähtus, seda nimetatakse eriandefektiks. Et iga inimene on sündinud spetsiifilise andega, mis on enamus inimestel ka maetud selle valu, emotsionaalse valumassiivi taha, et ta isegi tea, et see on olemas. Aga kui see hakkab avanema ja inimene päriselt julgeb selle välja arendada, hakkab elama selle kaudu, siis ta astub kire faasi. Ehk siis ta ei tee enam mitte kunagi tööd, vaid kui sa kontsentreeritud paned oma aja ja jõu selle väljaarendamisse, mis sind tegelikult huvitab, siis tekib täielikult selline, sa astud sõna otseses mõttes ajast välja ehk ajatusse seisundisse ja see on see päris flow, sa õpidki elama flow's. See ei ole enam mingi üks või kaks korda, kus tekib selline flow seisund, kus sa midagi erilist teed. Siis kogu elu muutubki eriliseks. Ei ole enam argipäevi, ei ole puhkepäevi tavamõttes. Ei ole midagi, millest sa pead nagu pääsema või rahaga ennast välja ostma. See on niivõrd teistmoodi elamise viis. Ja esimesed siis ampsud sellesse ma praktiliselt siis annan sellel festivalil. Et kui keegi nüüd tahaks midagi küsida, siis ma hea meelega vastan, vist on ka natuke üle aja läinud. Ei soovi keegi küsida midagi? Erilin? Kui keegi tahab midagi küsida, siis saate veel kirjutada, et aitäh sulle praegu, Annika, et kui midagi on veel lisada, võid lisada, aga tahtsin öelda, et sa räägid sellest kõigest nagu nii säravalt ja ma tunnen, mul tekkis ka nagu naeratus näole ja selline nagu elav ettekujutus sellest, millest sa räägid, et hästi põnev tundub see. Ma võiks ise küsida tegelikult. Jaa, palun. Kuigi ma arvan, et sa vastasid ka sellele küsimusele, aga seal vahepeal, kui sa rääkisid kvantloomisest, et siis tekkis see küsimus, et kuidas sa nagu tunned ära, et see kvantloomine on sinus nagu avaldunud. Et sa hiljem vist kirjeldasid ka seda, aga noh, et hästi nagu lihtsas keeles, et mille järgi nagu sa saad aru, et vot ma lihtsalt mingeid asju nagu kujutan ette, et vahest nagu vilksamisi nagu oled läbi elu kogenud või tajunud, onju. aga et see, millest sina räägid, Saan aru küsimusest, jah. Kvantloomine, manifesteerimine tegelikult on erinevad asjad. Nad on ühe sama asja nagu erinevad justkui astmed. Ehk kvantloomine on see, kui sa teadvuse lõputust potentsiaalist otsustad
mida sa tahad ettekujutlusse luua, teades, et kujutlusvõime on alus füüsiliste vormide loomisele. Ja nüüd sul võib olla kvantluues ehk kvantloomine on kõikidele avatud absoluutselt. Siin ei ole mitte mingeid piiranguid, seda teha on ülilihtne. Näiteks kujuta ette võilill praegu. Kujuta ette mida iganes. Mis piirangud sul on? Kui keeruline see on? Tava ära, et siin üks piirang on. Põhimõtteliselt see on nagu hästi-hästi, tundub nagu peaaegu piiramatu võimaluste väli. Tegelikkuses üks piirang on see, et sa ei saa ette kujutada midagi, mida sa ei tea. Ehk praegusel astmel sinu võimekus kvant luua, ehk kujutlusvõimesse tuua mingeid vorme või värve või stseene või ainduseid, on piiratud teadaolevaga. Ehk see on kombinatoorika sellest, mida sa tead. Ehk kui ma näiteks annaksin sellise ülesande jälle, et kui ma olen nagu see võlur, kes saab kõik su soovid täita, siis mis peaks juhtuma, et sinu story oleks täiuslik, et sinu elu oleks absoluutselt täiuslik, et nüüd loo see endale sinna kvantloomingusse. Siis millest sa lähtud? Sa lähtud sellest, mida sa tead kõige paremana, kas enda läbi elatust või kuuldust või filmidest nähtust. Aga sul pole õrna aimugi, mis on selle taga, mida sa ei tea, mis tegelikult on kordades, kümnetes kordades kirjeldamatult parem sellest. Ehk üks asi, kuhu saab siit edasi minna, on see, et sa õpid kvantlooma väljaspool teadaolevat. See on tõsiselt põnev. Teine on see, et kvantlooming manifesteeruks siia. Seal on mul on eraldi podcasti osa selles, hommika podcast, et kuna see on natuke pikem kirjeldus, et palun luge või kuulake sealt seda, et praegu ma olen vist nii hullust üle aja läinud, aga sisuliselt hästi lühidalt kokkuvõetuna sinu võimekus või see, mis kvaliteedi asju, mitte asju tabad ära, et tegelikult sa ei taha üldse asju, vaid sa tahad teatud kvaliteediga elu, siis see kvaliteet, mida sa saad luua, on otseses sõltuvuses sinu teadvuse tasandist. Eks sa ei saa, kui sa oled apaatia või kurbuse tasandil, sa ei saa luua siin ülelõiti elu endale. Ükskõik, kuidas sa ette ei kujutleks, ükskõik ilusad asju, ükskõik rikast elu. Et point ei ole kujutlusvõime kaudu endale asjade saamises ja siis ennast hästi tundmises. See on see pea peal elu. Ehk me paneme füüsilise tasandi, mis on kõige madalam, mis tegelikult allub meile täielikult, paneme teenima meie seda, kuidas mina ennast tunnen. Tegelikult see on täiesti sõltumatus. Ehk tegelikkuses see point, et kogu see tegelik mänguilu, mis teeb selle puht õpetuse nii eriliseks, on see, et ta õpetab inimese täiesti sõltumatuks sellest, mis füüsiline maailm ümbergi näitab. Ja ta saab väga kõrge vabadusastme mängida erinevate nii energeetiliste naudingutega kui seisunditega, olemuslike seisunditega, see ei ole enam siis mäng, vaid olla nendes mängude taga. Ja mida sügavam on sul see suutlikkus, ehk mida rohkem sa hakkad identifitseerima ennast iseendana sügavusena, seda lihtsamalt manifesteerub kõik, mida sa oma loomislaboris kujutlusvõimes lood. Eks see võimekus kasvab sinu isiksuse kasvades ise. Loomulikult on täpselt teadmisi, kuidas seda kiirendada saab. Aga veel kord selle tee eripära on see, et kui siin natukene nagu täpselt seda teed käes, et mingil hetkel su vaikimisi seisund on nii hea, et sul tegelikult on suht ükskõik, mis sul siin ümber on. See kõlab täiesti absurdsena, töötan nii. Aga paraku, kui sa oled väga heas seisundis, siis sinu ümber kipub nagu moodustuma väga rikas elu. Ehk väga targana, eks sa ei saa olla loll kõrgetes teaduse tasandites, see, et sinna jõuda, see tähendab, sa olemuslikult pead targaks saama. Ehk väga targana on väga raske, väga vaene olla. Peaaegu võimatu. See lihtsalt loodusseadused ei luba seda, igalt poolt tuleb võimalusi, tuleb pakkumisi, tuleb lihtsalt raha. Kui sa seda ei vaja enam, sest sa ei vaja enam selle säilinud iha tasandilt. Ja iha on see just see, kokku surutis mul ei ole ja mul on vaja ja ma tahan, nad see ei luba tulla selle rikkusel, mida sa tahad. Kõiges, mitte ainult rahaliselt.
pikk vastus sai, said sa vastuse, Merlin? absoluutselt, aitäh Mhm. sulle. Aitäh selle hästi visuaalse loengu eest ja hästi siukse kompleksse loengu eest, et ma usun, et see oli kõigile väga hea seeme tulevikuks. aitäh sulle. Ja me saadame siis lindistuse kõigile koos väikse sooduskoodiga, mida saab paar päeva kasutada, et siis ühendusfestivalil minna sügavamale nende teemadega. nii et suur-suur tänu kõigile, kes täna siia tulid või järgi vaatasid ja kohtume siis festivalil 10–13 juulil Pühali keskuses ja homme hommikul võite siis meili oodata koos koodiga. Tšau!